Anneli, sa oled õppinud muuhulgas ajakirjandust, suhtekorraldust, Eesti filoloogiat, sa oled töötanud saatejuhina aastast 1993. No tänasel päeval on võttetehnika ju ikkagi vaata, et kõigile kättesaadav ja see amet samas tundub väga glamuurne ja lihtne. Aga minu küsimus on, kas igaüks võib saada tegelikult saatejuhiks? Et kui sa küsid, kas igaühest võib saada saatejuht, teoreetiliselt võib. Praktikas see alati nii välja ei kuku. Kui sa küsid, miks, siis ongi selleks tegelikult hästi palju põhjuseid. Et nagu ma juba mainisin, et rääkimine ei tee sinust veel saatejuhti. Meil oli selline piibel kunagi Tartu Ülikoolis. Minust ei ole ühtegi sellist nagu õpikumlaadset asja veel tulnud ja kui ma õpetan BFM-ikaid ka toimetamise ja saatejuhtimise teemadel, siis ma olen seda neile täitsa näiteks välja toonud. Siin on täitsa põhireeglid olemas. Ehk kui me räägime saatejuhtimisest, siis me räägime ju tegelikult teleajakirjandusest. Teleajakirjandus hõlmab endas väga palju elemente. Mina võtan selle niiviisi lausega kokku võib-olla, et teleajakirjandus võrreldes raadio- või trükiajakirjandusega on see, kus sa pead ühel ajal nii nätsu närima kui hingama. Et palju elemente, mis on teleajakirjanduses, ei ole vajalikud ei raadioajakirjanduses ega trükiajakirjanduses. Kas heaks saatejuhiks saab õppida? Saab. Kas õppimine ja teooria teeb sinust hea saatejuhi? Ei pruugi. Mul meenub väga hästi kunagi Tartu Ülikooli päevilt meie teleajakirjanduse õppejõu sõnad. Aune Unt ütles hästi, et hea saatejuht on see, kes ei räägi endast, vaid loob ruumi, kus teised saavad kõlada. Loob ruumi, kus see lugu hakkab sinu peas elama. Kas verbaalselt või pildiliselt, siin ei ole isegi vahet. Aga mis tavaliselt juhtub, kui me kõik arvame, et me oleme saatejuhid? Me hakkame rääkima, kuulama oma häält ja see ongi kõik ja see on kõige esimene viga, mida tehakse. Mis elementidest me räägime? Me räägime mitte ainult sellest, mida sa räägid. Ehk hea saatejuht peab valdama vaieldamatult teemat. Hea saatejuht peab olema empaatiavõimeline. Hea saatejuht peab oskama kuulata. Mida teevad algajad sageli, kui nad intervjueerivad kedagi, nad ei kuula. Nad on nii kinni oma nendes küsimustes, mis nad on ette valmistanud näiteks. Ja mis juhtub siis? Juhtub see, et kui vaataja, kes kuulab sind teles või teleekraani vahendusel, tema kuulab sind ja ta tahab juba mingit saada edasi, kas küsimust või konflikti või mingisugust edasi arengut. Ja kui sa selle lõhud ära sellega, et sa ei kuula ja ei lähe sealt edasi, siis sa kaotad selle vaataja. Ehk see on ka väga oluline. No ja kui me räägime üldse veel intervjueerimisest, see on täiesti eraldi peatükk ja seda näiteks BFM-is me võtame ka täiesti eraldi loenguna, et seda ei saa isegi saate juhtimise ja toimetamise juurde panna. See on täiesti eraldi hästi suur peatükk. Kuidas intervjueerida, kuidas hoida tempot, millal kiirendada, millal aeglustada, millal kaasa tunda, millal tulla vahele sellega, mida sa arvad õigeks pidavateks. Teleekraan võimendab mitte ainult sinu suurust ja kaalu, vaid ta võimendab ka sinu mitte päris olemist. Ehk kui sa ei ole siiras ja kui sa ei tea valdkonda, millest sa räägid või mille osas sa kedagi intervjueerid, siis teleekraan, kaamera silm toob selle väga-väga kiirelt välja. Et kui sa ei ole usutav. Mis aastast see raamat pärit on? See raamat on aastast, Tartu Ülikooli kirjastuse tõlge on aastast 96. 96 ja kui palju see televisioon või need põhimõtted muutunud on või üldtõed on ikkagi jäänud samaks? Kõik on jäänud üldse. Kui sa tahad teha korralikult, siis saatejuht peab aru saama, kuidas töötada kaameraga, kuidas see visualiseerimise kunst üldse töötab. Ja siin on, kui me võtame siit, mis siin on, siin on ideest looni, on ju, planeerimine, jutustamistehnika, ega see on samamoodi tehnika, on ju, mis meil siin veel on, mis siin
no okei, kui me räägime kaameratest, siis kaameratehnika on muutunud, aga ega siis tegelikult see sisu selles mõttes ei ole muutunud ju. Noh, intervjuu salvestamine ühe kaameraga, stand-up, reporter kaadris. Kas see on väga oluline, kuidas sa kaadris näiteks, kui sa reporterina oled saatejuht, kuidas sa seal oled, on ju? No ettevalmistus on alati nii raadio kui tele puhul ikkagi väga-väga A ja O. Saatejuhi imidž, miimika, algtõed. Kõik see sama asi ju peaks olema. Žestikuleerimine, no mina vehin kätega on ju kogu aeg. Ja oma halba tuju ei tohi välja näidata, et sa pead oskama ka naeratada hetkel, kui sul võib-olla on kurb meel. Kui sul on kurb meel ja see lugu ongi kurb, siis sa peadki olema kurb. Kui ei ole? Siis sul puudub empaatiavõime. Siis ma ütlen, et sa oled vales kohas. Mida öelda algajale, kes tahab teha esimese sammu, mis need esimesed sammud võiksid üldse olla? Kas ta saab üksi juba ka peegli ees näiteks kuiva trenni teha? Ja, Tartu Ülikooli ajal ma mäletan väga hästi, kuidas me pidime kaamera ees esinemist harjutama. Ehk sa pead aru saama, et see on su sõber, mitte vaenlane ja sa pead oskama ennast temaga sõbraks saama, siis ütleme siis nii. Et kui sa ütled, kas igast ühest võib saada saatejuht, ma vastaks kohe, et kas igast ühest võib saada kosmonaut, kas igast ühest võib saada näitleja, isegi kui ta väga-väga tahab. Et seal on see sama kombo, mida ma juba ütlesin sulle, eks ju, tahtmine, siis isiksus ja praktika. Ehk teooria, isiksus ja praktika. Ja selle komboga saab päris palju asju ära teha.